kiir 50. See on raudteetamm. Ta on veel kivist tehtud. Nii, see on see raudteetamm. See pikk. Sa seda nägid? Muni alles kadaka küljes. Nii et on veel kuivad teed. Eksimad nagu Küprosel. Mis seal otse ees likab? Peale ristmiku. Ja. Kohe otse, jah. Võtame see ära. Seal on tõest veel. Ja. See on lausa tee pealt näeb. Proovime. Mine proovi, jah. No nagu veel ulatub, vaata. See on hoop. Vaja taskunuga, et saada kätte need väiksed kunukad. Jube. Aga sõitis sellel teel madala autoga läbi ja lõhkub auto edasi. Ta nägi nii palju vaeva. Et jõuda siia. Kuule, kas sa riskid? Kui sa saab, aga saad keskelt läbi. No auto ei uppu siia vist. Liiga sügav juba läheb. Vist ei uppu. No.
sealt edasi on tee. Siin on juba olnud jäljed, kes on tagasi pööranud. Ega sa kinni ei jää, tal on nagu kõva põhi all. Mis ta aurutab ikkagi? Ta ikka märjaks mootoris. Ei tossu. Mis number on? 56. Kas kood on alles? Jah, rot. Rabaserv. Palun. Kanali juures ma jäingi autoga kinni, pidin läbi taga kaevama. Muidugi seal tee ääres autoga, mitte kanali juures. KP24 Jänks. Rada on nüüd korjatud. Autoga sõitsin 79,9 kilomeetrit, GPS-iga mõõtsin 96,5 kilomeetrit, 8 tundi 20 minutit. Sinna juurde tuleb veel umbes 2-3 kilomeetrit, kus Olja käis ilma kellata. Kõik punktid saime valges ära võetud, saapad sokke vahepeal ei vahetanud. Auto sõidab ilusti, kaart on riista täis, tulime umbes siit, niimoodi. Siis me käisime söömas. Jaa. Siis me sõitsime kindlusse. Siis me uputasime autot. Käisime Poolsaarel. Mis oli viimane? Pidi olema 24. Me ei teinud täisringi distantsi mõttes. Nii et saada nagu lõppu tagasi, kus me alustasime, on veel vist 4 või 5 kilti.